isegi seekord läks katki esimesel tunnil, siis see number ei ole nagu õige, adekvaatne ja ei kajasta tegelikult laekunud häälte seisu, mis on jällegi nagu problemaatiline. Et niisugust, see number seal lehel on ikkagi mõeldud eelkõige ajakirjanduse rahuldamiseks. Ja nad saaksid oma täispõlliseid uudiseid teha. Mis osas on nagu süsteemi sisemine haldus, et kuidas see rühmüt parasjagu on. Et kui need hääled kõik koos, siis on hea teha analüüse ja statistikat, aga reaalajas garanteerida, et kõik numbrid oleks adekvaatsed, ei ole praktiliselt võimalik. Seal on vihted sees igal pool. Hurraa! See on akva. Minna arvutame kontrolsuma. Vaba ruumi jäi 636 mega. 363 mega. 363 mega. Ei ole võimalik. Kontrolsumma ikka mahu peal. Nii. Siis sa teadsid ette. Varu peal. Kui vaatleja tahaks... Oodata sekund, räägime teile. Seda sunnigi. Vaatame seda sisse ka. Oli lihtsalt mure. Nii kui ümber. Allkirjastada selleks pead ja viima selle pulga arvutust välja, enda arvutust ära allkirjastame, toome tagasi, vaatame, mis allkirjastada. Ma loodan, et pult on mõitse.
nii, vaatame, kuidas hakkama saada. No, mis sul kapsid? Seal all on sul kätte eestaks. Nii, vaatame, õige. On jah õige. Okei. Nüüd jah, me kirjutame selle proovile ära enne kui üle. Siis vaatame edasi. Mul jääb 11 aega, jah, kirjutame jõupaari. Järgmine tegevus on lugemispaari ettevalmistamine. Ja kui sellest veel aega üle jääb, siis me teeme ka verifikaatori vahendiga kontrolli. Aega ma võin sulle rõõmuks näidata minuti peale hääletust teelse graafiku. Mis on tõesti võimalik käevanaga näidata, aga mitte reaalselt. See on minuti täpselt. Me võime siin laiendada seda. Andmed on see kõik olemas. Võime siin visuaalselt nagu vaadata, kas mingi sekund või asi on kahtlane või mingi aeg on kahtlane. Minutid on muidugi palju. Muidugi lõpp on kõige põnevam. Siin on siis kõik 23 top minutit olid viimases tunnis. See edasi läks on lahemas. See
200 peaks siin tõusma, näed, 200, rekordloomanik on siin. Aga et mingisugust vahekorset ümber nüüd ei see on hommik. See on peale lõunat, õhtuse päeval, see on ennämuse päeval. Neljanda päeval, iga päeval. Iga päeval, Võtame, igaks üks on üle, kolm päeva peale seda, nii et mul siin on see, et ma esimesel päeval ei vaadelnud ja selle tõttu ma esimesel päeval võtan ainult keskmine, esimese päeva keskmine, võtame lõpptulemusena arutelid sedasi käivad. no vaatame peab, ma ei Neljast päeval. Väga loogiline, et vabariigi aastapäeval, kui toimus see publiku rongkäik ja mis iganes ja nüüd järsku seal toimus äkki mingi siukene hüpe, et 1-15 minutit oli 2 korda rohkem, et siis mitte 2000 häält 15 minuti jooksul, vaid 4000 häält 15 minuti jooksul ja pärast enam ei olnud. Et see toimus jah kuskil 17 paiku või ütleme 19 paiku, jah, ütleme orienteeruvalt kuskil 15 minutit enne 19 või 15 minutit peale 19 minutit algselt. Igal 19-20, enne 20 kindlasti. No kui minutit täpsusega vaadates, siis jällegi sealt ilmselt tuleb ka sujuvam midagi. No minuti pealt jah, ilmselt tuleb sujuvam jah, et kui summeerite seal 15 minuti lõikest kokku. No jah, siis aga me võime otsida selle koha üles. Kui meil nüüd aega ei ole. Ja ma mõtlengi, et kui need andmed oleks kas või tagantjärgi oleks võimalik vaatajatel neid näha, siis ma saaks neist isegi seal kedrata ja vaadata, et kas seal on loogika või mitte. Võib-olla seal oli niimoodi, et hakkas presidendi vastuvõtte selle tõttu inimesed, kes hakkasid hääletama, need lõpetasid tema hääletamise ära, keerasid telekat sinna presidendi vastuvõtu peale ja vaatasid presidendi vastuvõttu. Me vaatame siis 24. räägime. Kell on 11, kell on 12, 13, 14. 7 paiku vaatame. On nii või? Jah, kuskil 7 paiku võiks olla. No siin on üks sujuv rida. Näed, siin on hüpe. Siin on 1928 toimus vahekordne elavnemine. Siin natuke üle raunes maha. Jah, 5 minutit oli 80 level, nüüd on level 34. President inspireeris valimine. Absoluutselt. Meil on mõtet, tegi isamaaline tunne. Seda ma ei saagi sulle. Jah, väga tulemas, kui saaks. Lihtsalt selle tõttu, et ma ütlen, et see võib olla see presidendi valimised, aga ma ütlen, et mind just huvitaks see, et valijatel oleks võimalik vaadata ja tutvu sellega ja hinnata, et mis võis olla põhjus, miks seal toimus selline hüppe või toimub kusagil hüppe. See on mõnevõrra ohtlik, see on spekulatsioon. Mina vaataks seda asja, et kui inimkäitumuslikku asja hakata või analüüsima nagu... Inimkäitumuslikud asjad toimuvad statistika reeglite järgi. Selles mõttes need... Mina ei ole spetsialist. Mina olen statistikat õppinud ja seetõttu minu jaoks niisugused asjad, kui asi ei toimu statistika, see on niisugune hüpe, see on tõenäosusega alla 5%. Niisugused asjad nagu teaduses loetakse niisuguseks imedeks või mitte reeglipärasteks asjadeks. Ei juhtub, tähendab, inimene on ikka karjaloom selles mõttes, et ta käitub väga ettearvatud karja selles mõttes suure massiga. Sellepärast ongi, suur mass on siis see graafik peaks minema loogika järgi mingite normaaljaotuse nagu graafikute järgi. Aga kui toimub sinna normaaljaotuses toimub mingi piik või mingi allakukkumine, siis see ei ole see, saad aru, et kui 2000 inimest hääletab minuti, siis järgmisel hetkel ei saa 4000 hääletada ühel hetkel, kui ei toimu mingit sükest suuremat trendi, et kõik see kari mass, mustmiljon inimest hakkab nagu rohkem hääletama. Ei no, ongi sellised asjad mõjutada nagu presidendi kõne. Praegusel juhul võib olla nii, et presidendi kõne mõjutas seda.
Neid asju on veel selles mõttes, et üks asi on, eks iga inimese päevarütm, see, kuidas ta nagu üles päevarütmid paistavad seal väga ilusti välja. jah, just. Päevarütmid on ilusti normaaljaotuse graafika järgi. Aga see asi oli siuke asi, mis torkas silma, mis ei olnud normaaljaotuse graafika järgi. Vahepeal ma tõttan uudised või mingid muud siuksed asjad. no eks see on mures inimesest vaates ainult mingi hetk oleks tükk aega 0 või siis 10 minutil oleks tõepoolest 2000 või 5000 peal, siis oleks probleem. aga nad on kõik praegu ilusalt sujuvalt ühesõnaga. aga seal võib olla inimkäitumus, mina ei analüüsi. aga masinkäitumisest see palju, see asi ikka ka mõjutab, et kus näiteks mingil hetkel on serverile suur koormus sellisel juhul, et mõni millisekund läheb üle teise sekundisse või teise minutisse ja niimoodi, ühesõnaga, et ta kõigub niimoodi. Inimesed hääletavad erinevate arvutiühenduste taga, üks mõni istub siin mobiili taga ja hääletab mingi 1 megabitis ühenduse taga, teine 100 megabitis. ma arvan, et me võime selle teema võtta. me saame nüüd selle DVD-ga hakkama. mis me sinna peale saime? ahaa. X Profi 39 giga urni. ja vastu on tõsune. Suhke midagi, liiget ka juhendus minu arust. Suurepärane, nüüd me tegeleme sellega, et tekitada lugemiseks DVD. Selleks me on otstarbekas kasutada eilset DVD võtta aluseks ja vahetada ära lihtsalt urn. kas mul pole õigus? selleks, et ruumi vabastada, ma arvan, et me võime ei saa. või? Need on verifikaatorid. jaa. aga kas me mahub? ei mahub, sest see urn on sama. Kuidas sa vist ei saa kopeerida seda? tõstab turni, teeks kataloog eraldi, tõstab ajutiselt turni teise kohta. sinna kataloog pärast tõstab tarvis. jah. aga jah. nii teeme. me läheme siis sinna valimiste lugemise ettevalmistusega. kas siit on päris suur? aga nüüd sinna pane ka uus plaan, siis teeks oma rahva. see ei oska. ei, kopi ei saa teha, see on liiga suur, see on tetast täis, ma just rääkisin. ja nüüd ülejäänud saab plaadi pealt välja arvutada, siis aga kontofailid ja
välja arvatud. Ei kõik välja arvatud. kas meil on ikka üle? Ei ole. Muidugi on. Täpselt samasugune protsess. Vaata, eesti keelt ei ole vaja. Ja seda kontriga ei ole vaja, ja kõik koos, seda ei ole vaja, selle pool kuskilt ära. Ja kõik tuhk. Kas see plaat loeb? See sinu